lugupeetud Kaja Kallas, ma arvasin, et te ei üllata mind enam millegagi, aga teie rumalus on ikkagi üllatav. Te ei saa aru sellest, mis tähendab olla valitsuse liige ja osaleda mingitel meeleavaldustel. Te ei saa aru sellest, mis tähendab olla kusagil akrediteeritud diplomaat ja osaleda mingitel meeleavaldustel. Ja see on täiesti erinev sellest, mida üks kodanik, kes ei ole oma valitsuse esindaja, kes ei ole akrediteeritud teise riiki diplomaadina, võib endale lubada. Kas te olete Viini diplomaatiliste suhete konventsiooni lugenud? Kas te teate, missugused kohustused riigid selle konventsiooniga ühinedes võtavad? Kas te teate, missugused kohustused ja piirangud diplomaadid ja riikide ametlikud esindajad endale selle konventsiooniga seoses võtavad? Paistab, et teil ei ole õrna aimugi sellest ja sellepärast te ajate meile siin mingit uskumatult rumalat juttu sellest, kuidas igaüks teeb nagu tahab. No kui igaüks teeb nagu tahab, siis lõppude lõpuks ei ole üldse mingisuguseid reegleid, piiranguid ega seadusi. No mida me näeme muidugi ka siin Riigikogus, selles niinimetatud minu valitsuses, mida te endale lubate, kõikidest seadustest, kõikidest kontrollimehhanismidest, kõikidest tavadest ülesõitmine. Ja nüüd me siis saame praegu aru, et ka rahvusvahelistes suhetes siiani kehtinud reeglistik teie jaoks on jalge alla tallamiseks. Või saan ma millestki valesti aru? Aitäh! No kui mina suutsin teid üllatada, siis teie oma solvangutega muidugi mind absoluutselt ei üllata, et selles mõttes on see täiesti tavapärane. Ma saan väga hästi aru, mis on vahe diplomaadil ja selles mõttes välisminister on antud juhul ka poliitik. Et diplomaadid on muidugi suursaadikud ja kõik see, aga hetkel on olukord, kus Gruusia inimesed tahavad, et Gruusia liiguks Euroopa Liidu teel. Ja ärge karjuge vahele. Mart Helme. Kas te suudate ennast taltsutada? Palun lubame peaministril vastata. Kordamööda. Jaa, et ma ei tea, nii, kus ma jäin? Et Gruusia inimesed on tegelikult soovinud, et see valik oleks Euroopa Liidu suunas liikumine ja Gruusia valitsus veab tegelikult Gruusia rahvast riiki sellest valikust eemale. Ja see on see põhjus, miks seal toimuvad meeleavaldused, see on see põhjus, miks erinevate diplomaatiliste kanalite kaudu me oleme ka Gruusiale teada andnud, et sellised valikud toovad kaasa tagajärjed ka Gruusia inimestele. On arutatud erinevaid samme, mis puudutavad siis seda, et Euroopaga seotud privileege ära võtta, millel kõigel on efekt ja mõju Gruusia inimestele. Et ega selle Euroopa Liiduga liitumine tähendab alati reforme, tähendab seda, et sa samu väärtushinnanguid hindad ja kõike seda. Nii et selles mõttes, no ma saan aru, et ei soovi mind kuulata, aga siis ongi hea meel tõdeda, et sellel suvel on siis viimane infotund, kus ma siis olen, nii et teiega oli väga tore. Aitäh!